Nii. Nii, ja jutus, mis ma siis sain, oli selline, et Apostlite 2.19 ütleb: ma annan märke ülal taevast, tunnustähti maa peal, verd, tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev suur ja ülev ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Nii, me siseneme praegu aega, kus issand valab oma vaimu oma sulaste ja teenijate peale. See aeg on tulemas, et vanasti kõik asjad korduvad. Siis, kui 12 jüngrit Jeesuses oli, vanasti oli see käpu täis Jumala mehi ja naisi, 12 jüngrit ja kuuldavasti 72 läkitatut. Väga väike käpu täis. Ja kõik kordub. Õlipuusi on 2, messiaanikud juudid ja metsõlipuud on paganad, kristlased paganad. Ometi on Sakaaria kirjas, et kasutada saab sealsest puust vaid oksakimpe. Vaata, väga paljud inimesed olid ka Jeesuse juures, kes käisid ringi, aga ometigi kasutada sai väga väheseid. Osad ütlesid, nagu mäletame, et kas te peate jooma minu verd, siis paljud ei käinud enam temaga, jätsid ta maha, aga muidu sumisesid kõik Jeesuse ümber. Ka praegu sumisevad kõik usu ümber, aga kes on need? Ja see on vaid oksakimp, vähene kogus ülevalt sündinuid. Need on need, kes on ülevalt sündinud, kes oma elu ei armasta surmani. Ja see on Sakaaria kirjas 4.12. Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt, ingli käest küsis Sakaaria, mis on need 2 õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli. Ja ta vastas mulle ja küsis, kas sa siis tõesti tea, mis need on. Ja ma vastasin, ei issand, tema ütles, need on 2 võitut, kes seisavad kogu ilmamaa issanda ees. Huvitav, kui ma selle sõna me sain, siis Andres võttis täna just piibli lahti ja täpselt selle koha peal, kus räägib 2 tunnistajat. Nii et Jumal tahab seda järelikult siin praegu rääkida. Et aeg on väga lähedal. Kes on need 2 kes kvalitsifeeruvad sellesse sõtta ja esimesse ülesvõtmisesse? Sest nagu vanasti oli kuradil lõpuks meelevalt tappa võitud jüngrid, me teame, kõik 12 jüngrid peale ühe Johannese surid märtri surma. Nad olid teatud aeg, ruulisid seal ja isegi lõid isegi igasuguste, isegi surmaga, ütleme niimoodi, läksid jalad ees välja. Kes kõik surid märtritena peale Johannese, siis viimane lõikus on sama, nagu on kirjutatud. Kui nad on lõpetanud tunnistamise, siis hakkab metsaline, kes tuleb üles sügavusest, kurat tuleb sügavust ülesse, nendega sõda pidama ja võidab nad ära ja tapab nad. Täpselt sama asi, mis oli tol ajal. Kõik kordub. Need lõpuaja võitud on sellised läbikatsutud mehed ja naised, nagu Gideoni salk lõpuajal. Need on läbi katsutud. Meid kogu aeg katsutakse läbi, kas sind saab kasutada või ei saa kasutada. Meid katsutakse läbi, kas sa oled igas olukorras, arguse olukorrad, igasugused olukorrad. Argasi seal pole, nagu me Gideoni loost saame, arad saadetakse kohe minema kodusest, nemad sõtta ei kõlba. Isetegevuses, valvsuse kaotuses inimesi seal pole, vaid on tõsi usklikud, kes on käinud Japokis, nagu me teame Japoki koolmes, võidelnud Jumalaga ja on võitnud, nagu on kirjutatud. Nemad on ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ning ei ole oma elu armastanud surmani. Nemad on oma elust loobunud, need kristlased. Need on jätnud selle oma mina ja selle asja kõik sinna maha, vaid tahavad olla, nad on Jeesusega võidelnud seal ja võitnud.
Ja veel, need on ülevalt ära sündinute hulk, kes on oma südames võitnud ära kurja. Ja püha vaim on neis tegev ja suur, nagu on kirjutatud, teie lapsed olete Jumalast, olete need ära võitnud, sest see, kes on teie sees, on suurem kui see, kes on maailmas. Ühesõnaga, süda on puhastatud. On südamekambrid puhastatud, elukad on välja aetud, kõik on ära, patt on tunnistatud 2 tunnistaja peale, sa võid üksinda tunnistada igal pool, see ei kehti. Seadused on 2 tunnistajat, peab olema risti alla ja valgustatud ja siis sa saad nendest pattudest lahti. Inimesed, kes ei tunnista oma taskupatte, nende patud piibli järgi järgnevad neile. Nad lähevad järgi ja siis oledki see kogu aeg igasuguses kannatuses. Nad järgivad sind, nad lihtsalt, seepärast seda on valgustamata. Seda me vaatasime siin ühte, seda Vatikani lugu Exorcistist. Nendel oli valgustamatu patud ja said kuradi käest peksa seal. Nii, issand valab lõpu ajal nende peale oma vaimu ja alles siis nad on tunnistajad väega. Saad aru, me läheme seiseme sellesse kohta, kus kohas see vägi, mis valatakse varsti peale, see on ees, see aeg on ees. Enamus tunnistajad on väeta, sest kui kuri on südames troonil ja kartus ja argus relvadeks, naha vahel on igasugused muud ained, süstid, asjad, tabletid, suus 1 teraline mõõk, mitte 2, mis ei lõika, 1 tera ainult. Segatud teoloogilise koolitarkusega. See on nüüd siukene, mis Jumala vaimul ütles, et nagu Rick Soiner ütles ka, et lõpuaja kristlus on väeta kristus, läkitamata kristlus. Nad on ise ennast teoloogilisest koolist kuskil ära läkitanud ja siis nendel tegelikult ei ole väge. Ja point on olemas selleks. Nad ei oota issandat, vaid tegelevad oma enda vaimust. Kui Jumala rahva seas on ka juurdunud kristlased, juurdunud sõna on radikaalsed kristlased, juurdunud, nad on juurdunud, kes ootavad oma issandat. Ma vaatasin nii palju kirja kohta, õndsad on need, kes ootavad. Nad ei rabele, nad ootavad. Nad ei sebi ringi nagu peata kanad, vaid saavad juhtnöörid püha vaimult. Vanasti oodati isa tõotust, et neid rüütatakse väega ülevalt. Kõik need jüngrid kästi ühes paigas ootama, et väega rüüdatakse siin kõrgelt. Paljud ei kannatanud oodata tol ajal, kui me loeme. Seal oli isegi räägitakse üle 500 inimese koos ja nad ei kannatanud oodata ja järgi jäi vist mingi 100 inimest või 100. Ja paljud ei kannatanud oodata ja langevad Sauli jälgedesse, arguses sebima. Muutuvad araks ja nad hakkavad ise kähku sebima, äkki me peame praegu nüüd midagi ise ära tegema. Et see on praegu, see pilt on väga isetegevuslik pilt ja see on see väeta Kristus. Teeme midagi ära. Ma lihtsalt kuulen neid ka pastorite ütlusi, vaata, mis on igal pool nad välja, ütlevad, et me peame meelitama inimesed kirikusse. Niimoodi ei käi asjad. Sa ei saa meelitada. Tead, kes on palverändurist meelitaja? Vot, seal on väga hästi, seal võib teada, kes see meelitaja seal on. Et sa ei meelita mitte midagi. Mind ei meelitanud, sind ei meelitanud, sa võtsid, sind kutsuti ja sind tõmmati ja sa ühel hetkel jõudsid kirikusse. Keegi sind ei meelitanud. Aga kui sa hakkad kedagi meelitama, siis see inimene ei ole sinu vili, see ei jää. Sa lihtsalt raiskasid oma aega. Ja mitte keegi ei meelitanud kõrbesse kedagi, kõik läksid ise. Jumala vaim tõmbab. Et see meelitamise jutt on meelitaja, palveränduri reegonas, saab ilusti pähe õppida, kes see on. Nii, oksakimp on suurest õlipuust, aga nad ootasid ja said ka väe, nagu on kirjutatud. Aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu, seda on meile siin ka Maria Ricardo ütlen. Ta sellega ütleb, et ta ütles sellele generatsioonile siin, ma vaatasin, ta ütles igale ühele. Nad ootavad, ta rääkis ootavatele.
me peame olema ootuses, ootavad, issand, saavad uut rammu, need tõusevad tiibade küljest nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, käivad ega väsi. Jesaja 40:31. Jaakopi sugu on Japokis käinud, seal kolmes, kus kohas tuleb võidelda. Neid on alandatud ja nende süda on kotiriides. Vaata need kotiriie, mis seal ilmutusraamatus 2 tunnistajal on, see sümboliseerib mitte popriietust, mis praegu on popriietus, kotiriie. Teate seda või? Praegu on ülipopp, mine osta selga ja pane. See on nende südameid on kotiriides. Ja siis ma vaatasin seda kotiriide värki, mis on, terve piibel on seoses kotiriiega, on inimesed, need, kes on oma südame alandanud issanda ette. Nad on alandanud, see on kotiriie. Süda on kotiriides, mis tähendab alandlikkust Jumala ees ja pidevalt meeleparandust. Ma vaatasin ka, et kus kotiriie vanast testamentis peale pandi, siis oli pidev meeleparandus, nad parandasid meelt, nad panid isegi loomale selga. Ja tuhka ka peale selle veel päe. Ja loomad ka, et loom on ka süüdi, äkki. See panid isegi sinna sisse, aga tegelikult on see südame hoiak, on nendel. Ja issand valib ümber lõigatud südamed, kes pole petised, nagu Jaakopi nimi tähendas petis ennem, vaid nad on saanud uue nime Jaapokis ja need on Iisrael. Need on südamelt ümber lõigatud inimesed, keda Jumal lõpu ajal väestab 3,5 aastaks. Aga sina, Iisrael, mu sulane, Jaakob, kelle ma olen valinud, mu sõbra Abrahami sugu. Näed, see on see teine puu, see on see paganate puu. 2 puud on, 2 lambi alga. Sina, kellele ma võtsin maailma äärest ja kutsusin su kaugemaist paigust, öeldes sulle, sina oled mu sulane, ma valisin sinu ega põlanud sind. Ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks ja aitan sind ja toetan sind oma õiguse parema käega. Vaata, häbenema ja piinlikkust tundma peavad kõik, kes sinule on vihased. Olematuks saavad ja hukkuvad mehed, kes riidlevad sinuga. Sa otsid ega enam ei leia neid mehi, kes võitlevad sinu vastu. Olematuks saavad ja lõppevad mehed, kes sõdivad su vastu, sest mina, issand, olen su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes ütleb sulle, ära karda, ma aitan sind. Jesaja 41 on ette toodud selle ilmutusraamatu 2 tunnistaja lugu. Vaata, kus on otsid, see on täitsa hea minna ja otsida ja leida tegelikult nendele asjadele kõik seletused. Pühakiri ütleb, et need Jumala mehed on püha vaimuga pidevas osaduses ja nad on võitud kogudus. Kirjutatud on ilmutus 11, samast tunnistajast. Need tunnistajad on 2 õlipuud ja 2 lambijalga, mis seisavad ilmama issanda ees. Lambiala seletus on kirjutatud nende 7 taevatähe saladus, mida sa paremas käes näed. Need 7 kuldlambijalga saladus on see. 7 tähte on 7 koguduse inglid ja 7 lambijalga on 7 kogudust. Jutt on kogudustest, võitud kogudustest ja seal on oksakimbud, keda kasutatakse. Ingel tähendab sõnumitoojat. Need kogudused saavad jutlusi, sõnumeid, mitte inimlikku tarkust ega teoloogilist mõtlemist mööda, vaid neil on taevane sõnumitooja ingel või püha vaim, kes need mehed ja naised seisavad võitult iga päev ja öö oma vaimus issanda ees. Need on lõpuaja võitud, on pidevas ühenduses toru kaudu, nagu ütleb putke kaudu, portaali kaudu, ütleme teiste nimega portaal, putke, torud jooksevad sinna sisse, kus neile valatakse õli, mis on püha vaimu sümbol, mis omakorda on nagu kirjutatud. Tema peal hingab issanda vaim, nende peal hingab nüüd selle toru kaudu või selle portaali kaudu või selle õli toru kaudu. Issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Issanda kartuses on tema õndsus. Kui saad õnnis olla, issandat kartma sa pead.
Need viimse aja võitud väestatakse 3,5 aastaks ja nad on õiged halastajad ja kohtumõistjad. Nad on kohtumõistjad. Need õlipuud on kohtumõistjad. Nad ei ole ninnu-nännutajad. Nad on kohtumõistjad. Nagu on kirjas, et nemad ei mõista kohut lihtsalt, et sa mulle ei meeldi, kikun sulle habeme küljest ära. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise järgi ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsale kohut õiguses ja otsustab hädalisi asju maa peal õiguses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niuetel ja ustavust kui rihm ta puusadel. Jesaja 11. Me näeme, et need inimesed ei ole omavoliliselt. Neid juhib Jumala vaim. Need inimesed, kes väestatakse. See on tulemas. Ma omalt poolt siin ütlen vahele ka, et kui keegi arvab, et saab kuskil pihtavate jutlustest on ja siit või sealt, siis tänagi Jumalat. Seepärast, et mina ei vali, et täna, Andres, sa saad tead. Täna ma teen sulle niisuguse jutluse, et sa tead väriseks. Ei ole. Mul võetakse uni eest ära ja ma hakkan kirjutama. Samamoodi pillele näen, et silmad on üleval, selge, kirjutab juba. Seal on niimoodi, et Jumala vaim annab jutluse ja keda see puudutab, see on tema enda asi. Need ei ole lihast tulnud, ei ideoloogiliselt, seminaridega, mitte kuskil. Ka see jutlus ma muudku kirjutasin ja otsisin ja kirjutasin. Ja tead, see hakkas mul elama. See kogu see situatsioon hakkas niimoodi hästi elama. Nende suust tuleb välja tuli, ütleb Jumala sõna. Nagu on kirjutatud jälle. Kõik on kirjutatud. Ilmutus 11. Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende suust välja tuli ja sööb ära nende vaenlase ning kui keegi peaks tahtma neile kurja teha, siis too peab nõnda tapetama. Neil on selline meelevald sellest 3,5 aastaks, et neid ei saa hukata. Neid ei ole võimalik hukata enne, kui Jumal loa annab. Aga Jumal annab loa. Mis on see tuli siis nende suus, mis hakkab juhtuma sellel 3,5 aastal enne metsalise meelevalda? Siis ei ole veel metsalise meelevald, seepärast, et Jumal on andnud tunnistajateks. Täpselt samamoodi nagu vanasti oli neil tunnistajad, nad ei peata olema minu tunnistajad maailma ääreni, nad olid tunnistajad, kõik need apostlid, kuni teatud ajani, kus anti saatanale meelevald ja nad tapeti ära. Ka nüüd on täpselt sama asi, kui keegi tahab, vaata Jumal ütleb, et kui keegi tahab elada, see elu armastab, siis kaotab selle. Me peame õpetama inimesi surema, seepärast, et siit lähevad surnud ülesse, mitte elavad. Kui sa elada tahad, siis annad oma venna ära. Me siit taevasse lähevad surnud inimesed. Ning oma teenrite ja teenijate peale valama tool päeval oma vaimu ja nad ennustavad, ma annan neile märke üleval taevast, tunnustähti maa peal, verd, tuld ja suitsu sambaid, täpselt nende samad sümptomid, mis on neile kahel tunnistajadel. Verd, nad saavad vereks muuta isegi seal veed, kui seal vastu pannakse. Ma nägin une, ma rääkisin, et mina ja Andres ja Marko oli seal Jeruusalemmas ja Jumala vaim süvendab nüüd seda asja seal sisse, seda asja. Et mis seal tegelikult toimub. Ja pimedaks kuu vereks, nii, ja sünnib, keda igaühe süüb appi issanda nime, see päästetakse. Apostlite 18:21, verd ja suitsu ja korraliku nuhtluseid tuleb sealt. Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevaliseks vihma ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad ise tahavad. See on täpselt Apostlite 2:18, mis on vaimu väljavalamise kohta. Näe, jälle kõik kordub. Jälle kõik kordub. Nende peal hingab Eelia ja Moosese vaim, sest need on kaks vaimu, mis tegid selliseid asju. Nii, kui me teatavasti, siis Moosesel pealt võeti ka vaim ja anti 70 inimesele, võeti vaimu, saab ühest võtta ja teisele võtta. Ka Risti ja Johannes käis Eelia vaimus. Teatavasti on Jumalal võitutel lukustada taevas, lahti siduda, kinni siduda, kuid see, mis tuleb, on märksa vapustavam. Neil on suus tuli,
neil on suust tuli. Jeremiia 5:14 ütleb, vaata, ma teen sõnad teie suust tuleks ja selle rahva puudeks ja neid põlendatakse. Ja ma lugesin, ja neil ongi tuli suus. Kui nad hakkavad vastu, siis tulebki tuli suust välja. See on Jeremias kirjas. See vägi, mis see lõpus ja vaata, siis hakkad aru saama, viimane vein on maitsvam. Jumal otsib neid, keda saab ära kasutada, et igaüks saaks. Sealt tahetakse korjata veel inimesi. Jumal ei taha kedagi põrgusse saata. Inimene ise ronib põrgusse, nagu see pilki. Väga vähe, kes lähevad ukse sisse, ülejäänud lähevad kõik suure laia kaarega sealt kuristikust alla. Need Jumala lambid on oote asendis. Nad ootavad. Eile ma veel vaatasin selle enne piha, selle saate uuesti veel ära. Tead, see pruut oli seal koos kogu oma kleidiga kõik teki alla ja ootas peigmest. Ta oli ootel, riietega, ootel. Vaata, kuidas ootas. Ja siis, kui ja meil on see vaimulikud riidelt, me peame täis sõjavarustuses magama. Ja teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, näed, ütleb meile. Teie olge inimeste sarnases, kes ootavad oma isandalt pulma pealt koju. Sa näed, siin meil kästakse olla vöötatud, kes see öösel magab vöö peal, aga siin on vöötatud tõega, absoluutselt tõe sees. Ja sa pead olema valmis lambid põlema, mitte oled see kustuv lamp, siis oled see rumal neitsi. Lamp peab olema põlema, õhud, see peab leekima seal. Sul tähendab seda, et sul on püha vaim, sa tead, sa oled tõega vöötatud, lambid põlevad ja kes ootavad oma isandat pulma pealt koju, kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need suladades, keda issand leiab niimoodi valvamas. Meil on kästaks, valvake, mis te magate, ütles tol ajal, ütles Jeesus. Mida te magate seal nurskate? Juba tuleb see äraandja, juba tuleb, ütles Jeesus seal nendele. Kõik kordub ilmutuse raamatus, kõik see viimane asi kordub siin. Ja õndsad on need, keda Jeesus leiab niimoodi. Igal asjal on oma aeg, siin taeval, nagu koguja raamat ütleb. Selleks võidmiseks on määratud 3,5 aastat, seda ütleb Daniel, seda ütleb Uus Testament, 3,5 aastat ja siis saab metsaline oma meelevalla. Nagu ka vanasti, kui enamus tapeti jõhkralt, nii on ka nüüd. Kirjutatud on, kui nad on lõpetanud tunnistuse, siis hakkab metsaline, kes tuleb sügavusest, kurat tuleb sügavusest, nendega sõda pidama ja võidab nad ära ja tapab nad. Näed, siin on vaja hakata mõtlema, et meid tapetakse, halleluuja, kiitus Jeesus. See, kes kardab surma, see taevast ei näe. Surmakartus toob alati ära taganemise, surmakartus annab ära kõik vennatõed ja kõik. Meie oleme surmast ellu tulnud, kes Jeesust armastavad. Sõna kuulmatu rahvas on nii tige, et isegi ei maeta neid. Pimeduse meelevald on siin maa peal, et kurat on lahti lastud ja alla visatud, nagu Jeesus ütles, nüüd on pimeduse meelevald ja pimedus sai loa tappa Jeesuse ja ka tunnistajad tol ajal. Jeesus ütles, et te ei saa midagi, aga nüüd on teie meelevald ja pimeduse meelevald ja teie tund. Ta ei ütelnud teie aasta, tund anti talle. Said oma tunni, rohkem nad ei saanud. Jeesus annab täpselt nii palju, kui vaja on. Nende korjused lebavad suurel linna tänaval, mida hüüdakse vaimulikul viisil, Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi ristiga nende issand. Me teame, Iisraeli seal Soodoma täielikult juba käib, päris karm. Seal on nõidused, asjad, värgid ja seal on, ütleme, see Tel Aviv on ikka absoluutne Soodoma juba seal. Me elame sellel täpselt, ma näen, et me elame sellel ajal, siin on Soodoma, siin on anti-Iisrael, igal pool on Soodoma. Seal on
kõik need peded ja lesbid ja kõik kogu staff on seal ja peale selle veel on veel ebajumala kummardus, nii et siin me olime, sõda algas, siis oli ju see täis ebajumala kummardus, kus issanda viha juba oli näha, mis toimus seal. Jah. Et see on nüüd see aeg, mis asi praegu on. Me oleme selles ajas. Vaimulik viis on siin tunnustäht, et Soodoma patud on legaliseeritud, sellest tunneme ära ka selle aja. Kuid 3 päeva, just nagu Jeesus oli surmavallas 3 päeva, siis kutsutakse pühad ülesse. Nende korrused lebavad suure linna tänavail, mida hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks Egiptuses, kus löödi ristiga nende issand. Pärast seda 3 päeva tuli eluvaim Jumalast nende sisse ja nad tõusid püsti oma jalgadele ja suur kartus langes nende peale, kes seda nägid. Nad kuulsid suurt häält taevast ja endale ütlevad, tulge üles. Mina usun, et see on esimene ülesvõtmine. Kohe ma seletan. Kui keegi ei ole nõus, siis peame pärast arutada. Tulge siia ülesse. Nad läksid pilve sees üles taevasse ja nende vaenlased vaatasid neid. Ilmutuse 11, 12. Mina usun, et see on esimene ülesvõitmine. Pühade hulk, väestatud rahvas läheb ülesse, siis kogu maailmas esmalt surnud, siis ülejäänud. Nägid, Jumal ütleb, et esmalt lähevad üles surnud. Need löödi maha seal. Saate aru? Näed. Jah, sest kirjutatud on. Jah, seda ma ütlen teile, issanda sõna on esimene Tessaloonika, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekini, ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõjahüüju, peahingli hääle ja Jumala pasuna saatele alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud need, kes löödi seal maha. Need tõusid oma jalgade peale ja need läksid üles ja öeldi, tulge siia üles. Mina usun seda niimoodi, seepärast, et ja pasuna saatel taevast alla ja pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama kuskil tervese maailmas, kes on pühad. Ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda saame alati olla issandaga. Julgustage üksteist sõnadega. See on esimene Tessaloonika, teine on esimene Korintuse 15. Äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ja meid muudetakse, sest kadu peab riietuma kadumatuse. See on esimesed surnud, kes üles äratavad, on need tunnistajad, kes on seal tänavate peal. Nad on 3 päeva surnud, nad läkituvad üksteisele kinke veel seal, nad ei lase maha tappa, nad lasevad neil seal roiskuda rahulikult ja Jumal teeb sellise ime kogu selle rahva seas. Sellise ime, nad tõusevad jalgade peale. Ja selle esimese ülesvõtmise tänulaul on selline, see on ilmutus 11, see on tänulaul. Me täname sind, issand, kõige väärline Jumal, kes sa oled ja kes olid, kes oled võtnud oma suure väe ning hakanud valitsema kuningana. Paganad on vihastanud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning on tulnud aeg mõista kohut surnute üle ning anda kätte palk prohvetitele ja su sulastele ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele ning hävitada need, kes hävitavad ilmamaad. Pärast seda ülestõusmist, surnust ülestõusmist lauldi tänulaul. Mitte kuskil sükest tänulauda ennem ei ole. See tänulaul tuli siis, kui need surnud üles arutati. Edasi hakkab juba raev ja suur viletsus. Nüüd on need, kes muudetakse koos nende meestega. Need on nüüd targad neitsid. Ja suuresse viletsusse jääb paraku väga suur kogus maha. Ja edasi hakkab raev ja suur viletsus, kus pääsemine on võimalik vaid peamaha raiumise teel ja riiete puhastamise teel. Ma vaatasin, maha jäid need, kellel olid määrdunud riided. Kelle süda ei olnud puhas, kelle südames oli kibedus, kadedus, riid, vaen, kõik lihateod.
nad ei tegelenud oma südamega, nad ei puhastanud oma süda. Oi, pastor rääkis rängalt, oi, ta nüüd kuule rääkiski, paranda meelt, tule risti alla. Kogu see asi ongi selline. Risti alla, pane oma asja, teised saavad ka rõõmu tunda. Peale selle pastor rõõmu tunneb või jutlustaja tunnevad rõõmu. Kõik inglid taevas. See on kirjutatud. Kui üks inimene meelt parandab, halleluuja, üleval käib tants ja pidu, kaetakse laud. Kui mina meelt parandan, pannaks pidu lahti. Kõik igalt poolt. See on kirjutatud, mina usun sellesse, nagu väike laps. Ja pearaiu vahamise teel, mahalöömise ja riided on mu siselikult mustad. Nii, Ilmutuse 7.13 ütleb, ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle, need seal valgetes riides, kus nad on ja kus nad tulid, need on nüüd need, kes maha jäid. Ja ma vastasin talle, issand, sina tead, ning tema ütles mulle, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pestnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Need on need, kes kogu aeg räägiti, tehke ennast puhtaks. Pesege oma südames. Nad ei pestnud, meil on aega küll, Jeesus veel ei tule. Meil on aega, teeme lapsi, lähme mehele, võtame naisi. Muud, kui elasid seda maailma ja tuli äkitselt ja võttis noa päeval tuleb. Täpselt nii nagu noa päev, ütleb Jeesus. Ja nad ei pestnud oma südant. Nad ei tahtnud oma südant pesta ja öelda, issand, näita veel üks must plekk, ma tahan meelt parandada. Nad ei tahtnud ja nad jäid sinna. Aga nendel on ka suuremad tõotused, viimased saavad väga esimesse ritta, seepärast, et nad näevad, et nad on maha jäänud, nad teevad kõik selleks nüüd, sest nad nüüd väga hästi teavad, seal on taevad või põrgu, seepärast nad ei saa enam eitada mitte midagi. Sellepärast on need tõotused neil ka suuremad ja nad on tehnud valgeks talle veres, sellepärast on nad Jumala trooni ees ja teenivad teda ööd ja päevad templist ja see, kes istub trooni, laotab oma telgi nende üle, neil ei tule enam iial nälga. Nad nägid nälga. Nii, ega tule janu. Tead, nad nägid janu. Seepärast, et me ilmutusraamatus ütleb, nad hakkavad verd jooma. Surnu vereks muutuvad asjad. Näe, ei lange ka nende peale päikest ega lõõska. Nad said päikest ja lõõska. Nad said kohutavad kannatusi siin maa peal. Sest tal, kes on trooni keskel, hoiab neid nagu karjane, juhatab neid elu või allikale ning Jumal pühib ära iga pisara. Nad olid pisarates, nad nutsid ja karjusid. See või? Ei, see on, kui pühad on ära läinud. No nad saavad meelt parandada, seepärast, et õlile ja veinile ei tehta kahju. Õlile ja veinile kahju ei tehta. Õli on püha vaim ja seda kahju ei tehta. Nad saavad meelt meil parandada. Ja et veel võtta. Ja, aga ma lugesin ära, millised kannatused need on. Pisarad, värgid, kõigid, need on absoluutne kannatus. Need, kes ei taha oma südamega praegu tegeleda, kes valivad maailma rikkused, ahvatlused, need jäävad maha. Ja tohutu suure raskustega, aga ja teeme see sibe. Need öeldi, et need oli nii palju, et neid ei olnud võimalik lugeda. See on kohutav kogus, mis maha jääb. Kohutav kogus. Need, kes praegu magavad, ei tegele oma südametega, jooksevad ringi oma vaimus, ega oota issandat, ei uuri sõna, ei lase ennast jutluste läbi opereerida. Jumala vaim ütles mulle, et ma opereerin inimesi jutluste läbi. Sa võid enda piiblit lugeda ainult endale kasuks. Aga kui jutlustaja tuleb, võtab skalpelli välja. Igalt poolt, kus sa lähed, ma lausa ootan, et kuskil skalpell tuleb. Mina neid kõrvakõdisi, ma ei talu neid lihtsalt. Ma lihtsalt ei talu, minu kõrv ei ole kõrvakõdide jaoks. Ja kõditavad siis alguses kõrva tagant, siis juba puusa tagant, siis juba jala pealt. Ja siis muud kõditab ja siis on see, et nagu praegu on, et küll sa oled juba päästetud ja siis lõpuks näed ennast, et sa oled maha jäänud ja siis lähed veel sellele pastorile kallale, kuule sõna ju õpetasid. Nii, kes arvavad, et issanda tulek on kaugel ega valmistu selleks. Vaata, me peame vaatama, et tol ajal, 2000 aastat tagasi, need jüngrid ütlesid, et Jeesus tuleb homme. 2000 aastat on möödas, ei olnud tulnud, aga nad kõik ütlesid, tuleb homme. Ka meie ütleb, et tuleb issand, me ütleme täna, tule issand Jeesus. Meie näeme tegelikult neid asju.
kui Paus on veel elas, siis ta ütles ka, et enamus on, profeteeringud ja enamus on täidetud, siin on väga käputäis veel alles jäänud. Et kui Iisraelis hakatakse neid nuhtlusi panema, siis me juba võime lugeda juba päevi, 3,5 aastat, kui seal Iisraelis hakkavad need inimesed tunnistama. Praegu ei saa veel seal tunnistada, sellest, et suured kivid tulevad kohe otsa ette. Ei ole veel seda väge välja valanud, me ootame. Kes arvavad, et issanda tulek on kaugele valmistu selleks, kes enesehaletsuses kestestavad oma positsiooni, enesehaletsus on väga suur positsiooni kestetaja, need on rumalad, need jäävad maha. Südamest lähtub elu. Meil kästakse südamet hoida kui midagi muud, sellest lähtub elu. Meie südame olukord määrab meie piina või au. Meie südame olukord, mis meil seal südames on. Kadedust, riidu, igast jama. Palveränduri teekond on näiteks jälle juhiseks. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte vääratusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole. Pane tähele oma jana suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. See kirjakoht on täpselt palveränduri teekond. Otse, mine otse, vaata, kogu aeg. Ära kuskil mine siia paremale või vasakule, et see on, juhis on selline. Saatanat teemonite strateegia on mustade südametega pastorite ja töötegijate ja jumala laste kaudu siseneda kirikusse hundina ja seal pillutada lambaid, tuua kõrvakõdi õpetusi, hoida jumala rahvast vaimses pimeduses, et nad ei näeks ega kuuleks, tuua sisse seadusetus ja ajada roosat armastuse mulli koos krokodilli pisaratega, mis ei muuda kunagi südant ega puhasta kurjadest vaimudest südamekambreid. Vot, nii kasvatatakse hundikarja, kellel on küll nimi, kuid on salanud väe. Armastus, mis ligemest juhatab tõe sisse. Neil pole, sest valgus on pimedus, vili on mõru, kuid nägu on variserlikust, rõõmust. Oleme siuksed väga rõõmsa näoga, aga tegelikult on see kõik fassaad. Ehtne rõõm on tugevus iga kristlasele. Valelikud on need, kellel on valelik süda, on issanda meelest jäledad, aga tal on hea meel neist, kelle tee on laitmatu. Me peame pürglema laitmatuse poole. Seda me ei saa ise teha. Aku saab teoks või? Seda me ei saa ise teha. Seda teeb Jeesuse veri. Me oleme siin, tunnistame, puhastame ja issand näitab meile neid asju, kus me peame meelt parandama ja siis me peame meelt parandama. Ja nagu ma alguses ütlesin, et me peame saama astjaks, et Jeesus on puussepp, see tuli mulle hiljuti, et Jeesus on puussepp ja puussepa töökoda on otsast lõpuni igasugused peitleid ja asju täis. Seal on öövel, miks neil on need öövel need postid siin? Sellega tehakse väga nii, et laast lendab. Põhimõtteliselt see puussepp on tegelikult siiamaani laastuse sees. Ja ta ütlebki, suures majas ei ole üksnes kuld ega hõbeastjad, vaid need on ka puust ja savist, osa auliseks, osa autuks. Kui nüüd keegi ennast puhastab, osad õpetused ütlevad, et ära ennast puhasta, sa oled nii puhas, Jeesus on sind ja puhtaks teinud. Näed, aga siin ei räägi vastupidist, see on teine Timoteusele. Kes end puhastab neist vigadest, saab ta auliseks astjaks. Meil tuleb enda südant puhastada. Pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole. Ta tahab head siis teha. Näed, meil on vaja puhastada oma süda. Nagu ka Erki laul, puhasta mu süda, uuenda mu meel. Põgene noorus ja himude eest, näed, me peab põgenema sealt. Noorus ja himud, mis meil kunagi vanas elus oli. Meil tuleb põgeneda, taotle õigust, usku, armastust. Meil on vaja taotleda õigust, usku, armastust ja rahu nendega. Näed, ei ole kõigiga,
kes issandat appi hüüavad puhtast südamest. Nendega on vaja meil rahu taodelda, kes issandast appi hüüavad puhtast südamest. Näed, et osad ei hüüagi appi siis järelikult puhtast südamest. On oma mustast südamest teevad lihtsalt näo, hüüavad appi, aga kogu nende teguviis näitab, et nad ei hüüa seda, vaid lihtsalt näitemäng on selline, et nad hüüavad, näitlevad ära. Tead, kui hästi saab näidelda? Või ma olen nii püha. Aga tegelikult viisid näitavad, eluviisid näitavad kõik ära, et sul ei ole pühadusega mitte kuskil kokkugi saanud pühadusega. Seepärast ongi seda vaja vaadata seda puuvilja. Viljast tuntakse puud. Ja Jumal ütleb teises Korintuse 7.1 ütleb, armsad, et meil on nüüd niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades enda pühadust Jumala kartuses. Jumala kartus on kõige tarkuse algus. Ja me peame olema valmis sellest, kui peigmees tuleb. Seepärast, et kui nad olid, näiteks rumalad läksid ostma õlivanni ja peigmees tuli, kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Ja Jumal ütleb, et valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks. See on ka me peame tugevaks saama seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks me südames. Saage tugevaks, kõik teie teod sündigu armastuses. Meil on niisugused tõotused ja juhised antud, et me saaksime selle esimese satsiga minema siit. Mina ei taha siia maha jääda, issand halasta. Tee kõik, mis võimalik, et ma siia maha jää. Mina siia maha jääda ei taha, ausalt ka ei taha. Ja mitte mingil moel. Ja mul tuli veel pärast kõige lõpus, kui ma selle asja siin kõik ära kirja panin, siis tuli Wilkersoni jutt ka veel siia otsa. Lihtsalt viskas mul ette ja siin on, vaatasin, et huvitavalt, see on Jumala vaim siia pannud, sest siin ta ütleb, et 3 kõige levinemat sõna, mida kristlaste seas kriisihektel kuulda võib, on issand, tee midagi. Inimesena on see meile täiesti loomuvastane püsida vagusi paigal ja teha mitte midagi. Kui seisame silmitsi nõutuks tugevate olukordadega, suure tõenäolusega on Jumala järgi kannatlikult ootame üks kõige raskemaid asju kogu kristliku elus üldse. Isegi kõige pühenumad usklikud satuvad paanikasse, kui Jumal ei liigu vastavalt nende ajakavale. Võt, punkt selle asjal. See tuli ka veel siin, Pilkersfordit. Et me peame sisenema issanda ajakavasse. Tegelema oma südamega. Sellest lähtub elu. Et elukaid on väga lihtne tegelikult paljastada. Kui inimene räägib, siis tuleb isegi see diktofoni panna tööle ja siis ajad kuskil pool tundi jutti ja siis kuulad seda juttu pealt. Kindlasti sa leiad enda sees teemoni ja sellega, kellega sa rääkisid, selle eest teemoni. Selles, et need teemonid räägivad meie suu kaudu. See, millel on tullil süda, sellest ta räägib. Kes ajab maailma juttu mula välga, seal on maailma meelsus, maailma vaimistus seal sees. Kes räägib issanda sõna kogu aeg, siis halleluuja, siis on tal süda on Jeesus täis. Aga kui muud, kui tulevad mured ja koormad ja igasugust jura, siis on täis muresi ja asju. Inimene räägib seda, mis on ta südames. Ja niimoodi saab tegelikult need elukad välja. Enesealetseja ja aletseb ennast maa põhja ära. Ja ta ise ei panegi tähele, et ta tegelikult on pool tundi ennast aletsenud. Aga kui sa selle peale lindistad ja siis sa leiad, me saame enda seest need elukad kätte, kes meil sees südames oppides on. Meil on mõne kätte saada. Valgustada ja minema. Eile me vaatasime Vatikani Escorsisti filmi. Vatikani. See on tõsielu filmid, Vatikani lood, üks kurjade vaimude väljaajaja. Ja seal on väga head õpetused. Nad said korralikult peksa Asmadeusi käest seal, päris korraliku kerede läksid teemonit välja ajama. Väikse lapse sees ta oli seestunud see laps. Ja tal oli veel selline kuri vaim, et sai teise sisse ja kolmanda sisse ja veel selle tütruku sisse, tüdruk istus laes seal nagu kärbes. Ja
ja nad läksid seal, üks noor preester, kellel ei olnud sõjavarustust, see oli sinna kaasa tulnud see need Rooma paavstid sokutasid sinna kaasada, vaata. Ja see läks sinna sisse oma kohvriga, seal tuli sealt uksepiitadega välja. Lendas sealt nii, et koos uksepiitadega, seepärast, et tal ei olnud mingit ja siis see õige eskortsist, kes teadis, tundis oma tööd, tuli sinna, siis küsis selle preestri käest, kas sa mingit palvet tead. Saad aru, sellel preestril ei olnud sõjavarustust, tal ei olnud, meie isa palve oli ainult, vaat siuksed preestrid. Siuksetega ei saa sõtta minna, kui sul ei ole Jumala sõna. Saad aru, ja nad läksid ja siis ütles, et midagi sa ju tead. Meie isa palvet tead, siis teadis mingi Neitsi Maaria palve sai. Seda seal. Ja siis ütles, no pale siis sellega. Läks sinna ja siis teemon häbistas selle palve peal nii ära. Et nad ja see teemon tahtis saada kirikusse sisse. Ta tahtis saada just seda preestrit, ta tahtis seda saada. Ja ma nägin seda strateegiat jälle, kuidas teemonid möllavad. Nad otsivad, nemad saavad sinu üle meelevalla või sinu juurde siseneda taskupatu kaudu. Vot. Sellel eskortsistil oli ka taskupatt. See taskupatt oli enese süüdistus. Ja sellepärast see teemon lendas talle selga. Tal oli enese süüdistus, seepärast ta sõja ajal jäi ainukesena ellu ja ta süüdistas ennast, miks tema ellu jäi. Selline süüdistus oli tema auk, tema lõks. Need on niivõrd pisikesed asjad, mis võivad olla meie tuulutusavad, kus kurat sisse saab. Teisel mehel oli see, et ta ei läinud appi, kui üks tüdruk poos ennast ülesse ja ta ei läinud aitama. Ja see kummitas teda. Temal oli see uks, see teemol sai talle pildi ette see naine. Miks sa mind ei aita? Seda aru, sai pildi ette. Et need on teemonid on absoluutselt, nad saavad tegutseda ainult meie musta südame kaudu. Ja seal tuli täielikult selge asi, mille ma ka siin raamatus lugenud olen, selles ühes raamatus lugesin seda surmaeelsed kogemused, vaata. No seda, surmajärgsed kogemused, kus inimene tuli surnust tagasi ellu. Seal samas filmis oli täpselt sama asi, et teemonid, kes on sinu südames, need vägistavad sind, need kägistavad sind. Kõik sinu endaga kaasas olevad teemonid saavad sind kätte. Nemad piinavad sind. Sind piinavad su enda teemonid. Võt. Ja see mees oli seal, nad said muidugi võitu, ainult ühe ainsa kirja kohaga lõpuks sai ja sealt väga õppeda, kus on 2 selle kirja kohaga, kus on 2 Jeesuse nimel koos on Jeesus keskel. Selle kirja kohaga väntasid. Aga üksinda lendasid mõlemad piitadega välja. Üksinda ei minda mitte kuskile sõtta, mitte kuskile. 2 või 3 selle kirja kohaga. Ja nad palusid üksteise käest kõik patud andeks, viisid kristi alla, ütles, et Jeesuse nimel on lepitatud ja siis läksid sõtta. Nad võtsid üksteisele, andsid andeks ja lepitasid absoluutselt kõik asjad ära, kõik mis peast tuli ja andsid risti alla ja siis läksid sõtta. Tänapäeval minnakse sõtta, ollakse venna peale vihane või kibestunud ja minnakse sõtta. Jah, väikeste teemonitega, siukestega võid sõtta minna, aga siukses asmodoomiga, kes lammutas seal pool maja maha, nendega sa sõtta ei lähe. Ja see ongi see kirja koht, alistuge Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb. Alistuma peab Jumalale enda kõik oma patud ära. Kui meil on ikka igasuguseid vaimude väljaajamisi siin olnud ja mina nüüd õpin teiste inimeste vigadest. Ei lähe kuskil sõtta, enne kui panen põlled maha ja andestame üksteisele kõik värgid täpselt nii, nagu need preestis seal tegid ja siis läheme sõtta. Seepärast muidu me saame peksa. Lendavad peale
ja kogu lugu. Nendel on päris korralik meelevald, tuulutusava, kui uks on lahti, nad lendavad sisse. Meie asi on uksed kinni hoida. Meie asi on uksed kinni hoida. Meie asi on, me lugesime, meie asi on puhastada ennast. Jeesus veri puhastab. Puhastamine käib, palu andeks, võta andestus vastu, võta püha vaim vastu, täna issandat. Midagi rasket ei ole. Mitte midagi rasket ei ole. Ja poeta ka pisar. Vot. Ja kui seda pisarad tulevad, siis see on ka, küsi Jumala käest meeleparanduse vaimu, et tuleb pisar. Sa pead ka kahetsema. Kes oma pattu kahetseb, see leiab armu. Alandlik saab armu, kotiriie on alandlikkus, südame alandlikkus on kotiriie, et annaks issand meile seda kotiriiet südame peale, et me tõesti leitaks tema seest, kui me tuleme. Selline oli siis uue aasta siuke jutlus. Mul on siuke tunne, et Jeesus vist varsti tuleb, et ta tahab selline asjad selgeks teha. Et me peame õppima surema ja ennast puhastama. Ei ole veel surnud. See, kui sa ütled, et sa oled surnud, siis ei ole. Tavaliselt ongi see niimoodi, kes ja surnud ei räägi ja ei ütle, et surnud on. Surnute sümptomid saab 1. Korintuse kirjast. Et sinna on teel. Minul on teed ilusti veel minna igasugust. Ma siin vaatan, et siit ja sealt lõikab ikkagi ja kogu aeg raspel käib siit ja sealt. Et siin, ma võin ka öelda, et kuule Pille, kas sa tegid selle jutuse mulle või? Ma olen seal Pille jutuste käest niimoodi saanud, et sees käib kohe võpatus ja leian jälle endal sealt südamest mingisuguse jama, mis tuleb maha panna. Et tegelikult see on väga hea, kui meid leiame ja laseme issandal kookida kõik maailma mustus välja, et meil oleks südames armastus, mitte võltsarmastus, vaid armastus ja mis on Jumalast ja et me võime puhta südamega olla ja Jumal saaks meid kasutada, et kiidetud olgu issand, tänu Jeesus. Kas kellelgi on ka mingit tunnistust? Anne?